kui te olete ettevõtja, siis te peate mõtlema teistmoodi, kui mõtleb töötaja. Ettevõtja, omanik, juht, nemad mõtlevad teistmoodi, kui mõtleb töötaja. Igasuguse äri alus on valem. Tulu miinus kulu on kasum. See on igasuguse äri alus. Kuidas mõtleb omanik selles valemis? Omanik on huvitatud sellest, et kasum oleks võimalikult suur. Ja see on loomupärane mõtlemine, omaniku kui inimese mõtlemine. Tema taotlebki seda, et kasum oleks suurem. Selleks, et kasum oleks suurem, on ainult 2 võimalust, rohkem ei ole. See on niivõrd lihtne, rohkem võimalusi pole. Selleks tuleb kulusid vähendada ja tulusid suurendada. Ettevõtlik mõtlemine on säästlik mõtlemine. Otstarbekus on ettevõtluses ja äris üks olulisemaid mõisteid. Kuidas toimetada otstarbekalt? See on omaniku mõtlemine. Tegelikult sama valem on meil igal ühel kodus ka. Ka meil kodus on tulud ja kulud oma peres või isiklikus elus. Ainult, et seda tulemust me ei nimeta kasumiks. See on, ütleme, sääst, hoius on see väljend, mis seal lõpus on. Kuid täpselt samuti ka oma igapäevaelus me ju tahame, et see oleks suurem. Ja jällegi meil on ainult 2 võimalust. Suurendada tulusid, vähendada kulusid. Mis on koduses elus, pereelus põhiline tulu? Põhitulu, mis teil on põhiline sissetulek? Palk. Ja loomulikult iga inimene on huvitatud, et palk oleks suurem. Mis on palk omaniku jaoks? Kulu. Iga omanik on huvitatud, et kulu oleks väiksem. Ja see ongi konflikt. See on normaalne konflikt, inimlik konflikt, kuidas iganes. See konflikt leiab lahenduse töölepingus. Siis lepitakse kokku mingisugusel moel. Inimene on nii üles ehitatud, et kui ta hakkab asju kirja panema, siis ta hakkab nagu teistmoodi mõtlema. Ta mõtted käivad kogu aeg siuh-siauh edasi-tagasi. Ja tunduvad väga head. Ja mida rohkem mõtlen, seda uhkemaks läheb. Need on unistused. Me kõik unistame. Äri ilma unistuseta ei ole mõeldav. Äri on looming, see on loominguline protsess. Algab peale juba sellest, kuidas ma mõtlen oma ideede peale ja kuidas ma suudan nad formuleerida. Kui ma panen nad kirja, siis ma saan aru, on seal mingi idee või seal pole mingisugust ideed. Me nagu justkui süstematiseerime selle ära, kui paneme kirja. See on mustvalgel kirjas, see torkab kohe silma. Loen läbi, mis ma kirja panin. Puhta lollus lausa. Muidu ei saa aru, aga oled kirja pannud, siis saad aru, et on lollus. Ja ongi kõik. Sellega on lõppenud see äriidee. Ei suutnud kirja panna. Aga kui te suudate oma äriidee kirja panna ja te loete seda, mis te kirja panite ja saate ise ka aru, et see on äriidee, millest saaks kasu, siis on põhjust liikuda edasi. Ja siis tuleks analüüsida nõudmise pakkumise situatsiooni. Nõudmine ja pakkumine, klassikaline turusituatsioon. Kõigepealt tuleks keskenduda nõudmisele. Nõudmisele on justkui 2 poolt. Võib-olla on ka 3. aspekt olemas, kuid kindlasti on 2. Esiteks, kas see, mida ma kavatsen teha, see toode või teenus, mida ma pakun, kas see on kellelegi ka vajalik? On see kellelegi üldse vajalik? Idee oli suurepärane, aga kas seda tegelikult ka kellelegi vaja on? Ja teine aspekt, kas ka keegi ostab? Tegelikult huvitab teid see viimane, sest lõppkokkuvõttes kama kõik, kas seda vajab seda või ta ei vaja seda, peaasi, et ostab. Aga mõlemad on olulised, sest vajadus on eeldus ostmiseks. Kui teie ideel, te olete selle poole kenasti läbi mõelnud, et jah, tõepoolest seda on kellelegi tarvis, jah, ta on valmis seda ka ostma, et inimestel on olemas selleks näiteks raha, vajadus, võimalused. Ja siin on positiivne vastus sellele küsimusele, siis tuleks mõelda nagu selle
olukorra teise poole peale, see on pakkumine. Pakkujateks olete teie ise olete see, kes pakub. Küsimus on, kas te oskate seda asja teha, mida te tahate pakkuda? Või ei oska? Kui ei oska ise teha, siis on küsimus selles, kas ma tean, kes oskab, suudan ta üles leida, tööle panna ja organiseerida, et tehakse. Alati on nii. On inimesi, kes oskavad teha suurepäraselt ja väga hästi, spetsialistid, viimase peal spetsialistid teevad väga hästi, aga korraldada ei oska. Ja on teised inimesed, kes ise mitte midagi teha ei oska, aga suudavad väga hästi korraldada. Mõlemad on vajalikud. Väga selgelt tuleb selline tandem välja näiteks tippsportlaste puhul. Tippsportlane on see suurepärane spetsialist, kes oskab ühte asja teha fantastiliselt hästi ja suurepäraselt. Ja tal on alati kõrval manager, kes korraldab kogu seda värki. Või kunstnikud, täpselt samuti. See on suurepärane tandem. Üks oskab midagi väga hästi teha, teine oskab korraldada. Igalühel oma professionaalsus. Kui see on teil olemas, siis on mõtet liikuda edasi. Seega siis on täidetud nõudmise pool ja pakkumise pool. Kui need aspektid on positiivsed, siis on mõtet liikuda edasi. Kui ei ole, siis on jällegi see koht, kus tuleb tunnistada, et ei ole mõtet kaugemale minna. Sellega lõppes äriidee otsa. Ärimudel on nagu süžee või lugu sellest, kuidas te seda teete. Ärimudelis osalevad erinevad osapooled, aga kõik osapooled, kes selles ärimudelis teil osalevad, peavad olema motiveeritud. See on see, mille peale kindlasti tasub mõelda oma ärimudelit ja koostades ja partnereid valides, et mis on nende motivatsioon teiega koostöö tegemiseks. Kõige olulisem osa on sellel lõuendi keskel. See on väärtus, mida kliendile pakutakse. Ja kui me mõtleme selle peale, millist väärtust me kliendile pakume, siis on selline autor nagu David öelnud väga kenasti, et ära paku mulle asju. Ma ei hakka teile seda, kuidas see täpselt kõlab, ette lugema, aga põhimõte on see, et kui me ostame raamatut, siis me ei osta paberit. Me ostame seda, mida me sealt raamatu seest tahame. Kas me ostame põnevust, me ostame teadmisi või me ostame näiteks nostalgiat hoopis elulooraamatuid ostes või igal ühel oma eesmärk, miks ta midagi ostab, aga see on mingi väärtus, mida ta ostab. Või lihtne näide, kui me valmistame kummisäärikuid naistele. Me valmistame kummisäärikuid 20-aastastele ja 80-aastastele vanaprouadele. Mida ostab 20-aastane tütarlaps? Või ta ostab kummisääriku? Välimust, see peab olema osa tema välimusest. Aga kui 80-aastane vanaproua ostab säärikut, mis te arvate? Me keegi ei tea täpselt siin seltskonnas, kuidas see peaks välja nägema. Aga mida me siis ostame 80-aastaselt? Mugavust, praktilisust, eks ju. Hoopis teine väärtus on see, mida ostame, kuigi kummisäärik on üks sama asi tegelikult. Nii. Ja kui nad tegid sellise tsirkuse, siis kui nad enne ootasid tsirkusesse lastega peresid, siis keda nemad ootavad tsirkusesse? Kas nende tsirkus on tegelikult mõeldud lastega peredele? Aga kelle nad võtsid oma sihtgrupiks? Ja, täiskasvanud. Ja põhimõtteliselt täiskasvanud teatrikülastaja. Nad isegi veel defineerisid kitsamalt, et ooperikülastaja võiks olla nende tsirkuse külastaja. Ja kui nad oma kliendiks lastega perede asemel näevad teatrikülastajat või ooperikülastajat, siis kas ta on nõus rohkem maksma pileti eest? Nad saavad rohkem raha püsida pileti eest. Mis neil tegevustest muutus? Kui neil enne olid loomapidamine ja kõik need tegevused, siis nüüd on kõige olulisem tegevus nende programmi juures on kunstilisuse tõstmine. Ja mida nad vajavad?
no nad vajavad loomulikult ka artiste, aga põhiliselt on see keskkond, mida nad vajavad. Ja kulude osas said nad oluliselt kokku hoida. Ehk nad kulutavad ainult kunstilise etenduse loomisele ja võrreldes eelnevaga tsirkusega saavad nad oluliselt odavamalt hakkama. Ehk tegelikult me võime leida ka sellise lahenduse, kus me suurendame väärtust, mida me kliendile pakume, hoides samal ajal kokku oma kulusid.